No kindlasti see võiks olla ilus, hubane. Luumäki, diivanid, fotoolid, telekad, massaažid olid. See läks hästi suur, kus on hästi palju klasse. Saaksid hästi palju nagu ise valida asju. Näiteks, kui sa tahaksid oma lauda või asju teist värvi, siis sa saaksid seda valida. No kõigil inimestel oleksid siis samad mõtted, aga nagu inimestel võiksid olla teistsugused mõtted omavahel ja nad võiksid näha ka teistsugused välja. No siis võib-olla oleks elu nagu rohkem ägedam, et sa teedki erinevaid asju, mitte ei tee kogu aeg seda ühte asja. Ma küll ei tahaks kellegagi oma mõtteid jagada. Nagu niimoodi, et kui ma praegu mõtlen, nagu siis ma võin sellest rääkida, aga ainult oma vabal tahtel. Kõik ühesugune ei oleks nagu väga põnev. Minu arust on siis põnev, kui sa saad oma näiteks sõpradest midagi uut teada. Me tegime piltisime, värvisime oma nägusid, käsi ja võib-olla isegi jalga. Seal pidi ka olema nii, et õpetaja oli meil seal siis keskel. Tal olid igal pool need lehekestega need küsimused. Tavalise klassi pildi peal oleme me kõik nagu lihtsalt seisamegi ja põhimõtteliselt naeratamine. Aga muidu sellel teisel oli palju ägedam ja vahvam. Meid sätiti mingitesse rühmadesse, siis värviti näod meie lemmikvärvi. Siis õpetaja nägi välja, ma ei tea, nagu mis, nagu punane nägu oli, nagu mul. Ja siis mõni nägi välja nagu sinine smorf. Et kui paljud on reisinud ja et mis ajal oli nagu tema jaoks kõige mugavam elada. Mis aine talle kõige rohkem meeldis lapsepõlves? Kas talle väga meeldib meie klassis olla? Ma arvan, ta vastaks, et jaa. Salasoov on selline, et kassid läksid autoga sõita ja neil oleksid tiivad. Mul on selline soov, et nagu kõigil oleks hea olla, et mõndasid inimesi näiteks meie koolis kiusatakse, aga ma tahan, et kõigil oleks nagu hea.